Tore, kui inimesed käivad ringi nimesildid rinnas, hea lihtne lugeda Riin Kullaste, kliiniku juhataja. Eks ole, siin majas on päris hea küsida, veri on paksem kui vesi. No, muidugi võib seda niimoodi küsida, aga eks ta peab olema meil ka ikka natukene niimoodi, et ilusti voolab. Kas voolab siis ja kas voolab piisavalt? No, voolab päris kenasti ja praegu võib küll öelda, et voolab ka piisavalt. Meil on selline Facebooki kommuun, doonorid ja sõbrad, ja enamus meie doonorid on ilmselt selle külastajad ka ja siis, kui me sinna paneme mingi üleskutse, et just kindlalt mingit veregruppi on vaja, siis reageeritakse väga hästi. See on siis nagu üks heas mõttes verine sõpruskond? No, ütleme nii, jah, heas mõttes tõesti. Kui keegi tahaks tulla verd andma ja kindlasti neid tahtjaid on, kes ta peaks olema, mida ta peaks teadma ja milleks ta peaks valmis olema? No, ta peaks olema vähemalt 18-aastane. Ja esimest korda, kui tahate verd anda, siis üle 60 me enam ei võta. Ja terve, puhanud, söönud. Ei tohiks olla mingeid selliseid kroonilisi haigusi, mille juures võetakse kogu aeg rohtu. Ja põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et ontlike eluviisidega ka. Harige meid veel palun, mitu gruppi verd tegelikult on olemas? No, mida me igapäevases kliinilises praktikas kasutame, on siiski 8 veregruppi, et meie jaoks on see AB0 kõige tähtsam ja siis RHD või siis rahvapäraselt reesus ja nende järgi siis meil käivad põhilised ülekanded. Aga tegelikult veregruppe on üle 30, aga neid kõiki me ei saa arvestada ja õnneks ka ei pea. Kui ma ei eksi, siis reesus on mingisuguse AFI nimi ja sealt see veregrupi nimetus on ka tulnud. Jah, kõigepealt avastati reesusmakaakidel see antigeen, aga hiljem on leitud, et see ei ole ikka, inimesel ei ole ikka päris see, seetõttu püütakse siin meditsiiniringkonnas vähemalt öelda, et RHD ja mitte reesus.